Tere, mina olen Hans. Ja mina olen Markus. Tere tulemast Vahetundi. Ja tere kõigile siis. Millest me täna räägime? Täna me siis teeme oma esimese raadiosaate siin Kohila gümnaasiumis ja me tutvustame ennast kõigepealt. Siis me räägime natuke lauajalgpallist, sest et see on minu ja Markuse lemmikteema siin koolis. Muidugi on. Ja siis me räägime, mis on meedia mõte natuke sügavamalt seda värki. Muidugi hea, sügavad mõtted ikka. Nii, tutvustame siis ennast, Markus. Markus, räägi mulle natuke iseendast. Kes sa oled siin Kohila gümnaasiumis? Kes ma olen, jah? No ma olen Markus, on ju. Mulle meeldib väga süüa ja ma kannan hästi lahedad sokke iga päev, et kui te mind näete kõnnima, siis kindlasti vaadake mu sokke, need on hästi lahedad. Markus on süge sokivend ja mulle meeldib tema plätud rohkem, aga see on okei. Mina olen Hans, 11. A-klassis, käin koos Markusega. Olen õpilasesinduses veel asepresident ja siuke tore võimalus tuli siia teha seda raadiot ja nüüd siin ma olen siis. Igaks juhuks ütlen, et me nagu ei käi selles mõttes, vaata. Me ei käi või? No. Okay, 11. A-klassis. Jaa, 11. A-klassis, jah. Põhimõtteliselt. Nii, Markus, räägi oma lemmikteemast siis. Minu lemmikteema, lauajalgpall muidugi, mis muu. Nii, mis me siis rääkida saame sellest? Jaa. Kiir uudis kõigile. See teisel korrusel, vaata, kus on need kõik mängud, lauajalgpall ja no see lauatennis. Sinna tulevad uued asjad. No sinna tuleb veel üks lauajalgpalli komplekt ja siis sinna minust peaks tulema veel üks pingsi komplekt. Aga üks mure on ikkagi selle terve, no kõikide nende mängudega seal. No mis mure on siis? Mure on selline, et lauajalgpallil on see, et pall läheb kogu aeg kaduma. Ja pall on tõesti kogu aeg kaduma, ma ei saa aru ka, kus see läheb kogu aeg. Tõesti jube. Lähme Markusega sinna mängima ja palli pole. No mida me teeme siis? Kus me siis lähme, käime selle rahva raamatukogu tädi juures käime kogu aeg küsimas seda palli ja seda palli pole, mis me siis teeme? Et jah, praegu oleme ainult selle lahenduse leidnud, et võtame selle tennisepalli ja hakkame sellega tegema, aga no see ei ole õige lauajalgpall. See ei ole õige pall ikka, sellega ei saa nagu päris mänge teha selles mõttes. Ja lendab välja. Ja mis oleks siis lahendus, Markus, sellele probleemile? Lahendus? No kindel lahendus ongi see, et lihtsalt hoidke korras asja, ärge võtke ära, pange vahetunni ajal tagasi, andke tagasi raamatukogu tädi kätte ja kõik oleks hästi, aga ei, keegi peab ikka ära võtma. Kokkuvõtvalt siis, et hoiame koolivara, eks ole. See lauapall, mis seal on, see on kooli poolt sinna pandud, see on vist juba 3. või 4. Me ei taha, et sellest tuleks 6. või 7, eks ole, saate aru kõik, eks ole. Seda ei ole vaja sinna, et 3. või 4. pallist on täiesti piisav. Super. Räägime nüüd natuke meediast. Meedia on see, mis me siin nüüd teeme, eks ole. Muidugi. Mis on meedia, Markus? Ütle mulle, mis on sinu ajurakkude vahel? Mis tähendab meedia? Ma saan aru, sa käisid vist eelmine aasta meediat õppimas ka, oli valikaine vist? Jah, oli valikaine ja väga lahe valikaine oli. See mõttes, et see aasta ma kahjuks ei läinud, ma valisin hispaania keele, kuid tõenäoliselt väga-väga lahe kogemus oli. Ma mäletan, et isegi enne seda, kui ma meediasse läksin, mis oli üle-eelmine aasta, siis ma sain käia nagu praeguse 12. klassiga sain käia ühel ekskursioonil, vist oli teletornis ja me saime sinna maa alla minna. Ja tuleb välja, et kõik seal sees toimetab üks prantsuse firma, mis kajastab hästi paljudele kanalitele Tallinnas, üldse kajastab neid telekast. No väga huvitav, ma ei teadnudki. Ja seal oli nagu hästi palju ekraane, see oli ka nagu näiteks erinevate keelte need ekraanid, aga see oli nagu täpselt sama pilt, kui nii subtiitrid olid teised ja see oli hästi-hästi lahe. Okei, ma kuulsin veel, et te tegite selle meediagrupiga koolist vist mingi tutvustusvideo või? Mis roll sinu selles oli? Mis roll minu selles oli? No hea küsimus, sest et mul ei olnud selles rolli, ma ei olnud osa sellest. Seda tegid minu arust mul klassikaaslased, minu arust Hendrik oli seal, Jaan ja Martin oli kaamera taga. Mis minu arust võiks meedia olla? Mina arvan, et meedia on üks asi, millega saab jagada väga suurele sihtgrupile inimestele siis mingit infot. Ja millega saab neid mõjutada. Vau. Ja väga mõistlik. Väga meedialik praegu. Väga meedialik. Tahad sa veel lisada, Markus, midagi, mis sul on öelda? Mis mul on, mis teemal, see meedia teemal või? Ma võin rääkida edasi sellest meediast, sellest, kui mina seal käisin. Et ma praegu rääkisin sellest, et kui ma sain ekskursioonil ühel käia, kuid siis kui ma käisin veel 2 ekskursioonil. Üks oli minu arust Delfisse ja teine oli vist ERR-i. Ja need olid ka, ma ei hakanud pikemalt, sest praegu vist, võib-olla hakkan pikemalt rääkima pärast, on ju. Aga ühesõnaga väga lahe oli see. Ja siis käisime söömas koos ägedas kohas ja siis mis veel oli hästi lahe, me ka
natuke õppisime monteerimist, et meile anti üks nagu videoklippide hulk, siis näidati, kuidas mingeid efekte lisada, mis programmi kasutada ja siis me saime hakata tegema ja mul on ikka veel see tegelikult Drive'is salvestatud see, mis ma tegin, ma võin isegi pärast näidata sulle, Hans. Okei, super. Teeme nüüd hästi sujuva saate lõppu kuidagi. Teeme või? Väga meeldiv oli rääkida ja see. Rahvas, aitäh kuulamast teile ja toredat koolipäeva jätku, nägemist. Siin Markus ja Hans ja Vahetund.